trikotaažist bluusi parandamine. T-särgi parandamiseks on hea, kui sa kasutad puuvillast kangast, aga selle alla võiks panna liimiriide, et see puuvillane kangas oleks natuke tugevam, siis on sul mugavam õmmelda. Liimiriideid on erinevat värvi, neil on tagapool kas liimitäpid või liimitriibud, aga põhimõtteliselt oma idee mõttes on nad kõik sarnased. Mina kasutan praegu halli liimiriiet ja jälgin, et need triibud jääksid vastu kangast. Panen liimiriide hästi siledalt oma kanga peale. Siis võtan pressimislappi, mis võiks olla kas puuvillasest või linasest riidest. Panen selle ka hästi siledalt peale. Lasen veega märjaks ja siis triigin kuuma triikrauaga ta kinni. Kui ma saan triigitud, siis vaatan, kas see liimiriie jäi riide külge kinni. Kontrollin. Kui jäi, siis ongi valmis. Kui vaatan, et kuskilt on veel lahti, siis panen uuesti lappi peale. Lasen lappi märjaks ja triigin veel kord. Ja nüüd ma saan omale sobivad detailid lõigata sellest riidest. Mina valisin sellised rõngakujulised detailid. Nii et ma joonistangi kanga kriidiga omale selle mustri peale ja kasutan kangast hästi otstarbekalt, et riiet ei läheks raisku. Ja siis lõikan lihtsalt kääridega oma kujundid välja. Kui nüüd varuka peale on tekkinud 2 väikest augukest, siis ma panen, et mul oleks mugavam õmmelda, siis ma panen puidust klotsi sinna varuka sisse. Siis mul on nõelaga selline toetuspind taga, et ma ei õmble varuka teist poolt kogemata esimese poolega kokku. Sätin selle klotsi paika ja nüüd asetan oma väikese detaili sinna õigesse kohta ja kinnitan nööpnõeltega. Kontrolli, et alumine kangas ehk et see varukas jääks hästi siledalt. Esimese piste teen natukene kaugemalt sellest ringikujulisest detailist ja jätan niidi otsa ootele, et pärast, kui ma saan õmmeldud, siis tõmban selle niidi otsa töö tahapoole ja kinnitan ära. Ja praegu hakkan tegema väikeseid eelpisteid. Lihtsalt liigun nõelaga töö sisse ja tulen välja. Jälle töö sisse ja tulen välja. Õmblemisel peab jälgima seda, et ma ei tõmbaks niiti liiga pingule. Muidu tekivad sinna krooked. Et sedasi pingutada ei tohi. Riie peab olema vabalt ja siledalt. Et seda kogu aeg kontrolli. Kui jõuan ringi lõppu, siis teen viimase piste veel oma detaili peale ja nüüd keeran nõela otsa varuka sisse ja tulen kuskil suvalises kohas välja, et see niit jääb jälle sinna ootele.
et ma saaksin selle töö tahapoole pärast tõmmata ja ära kinnitada. Nii, keeran varruka ringi. Tõmban need 2 niidi otsa, üks, millega ma alustasin ja teine, millega ma lõpetasin. Need 2 niidi otsa sõlmi omavahel kokku, tee umbsõlm, siis ta püsib paremini koos. Selle sama niidi otsaga parandan nüüd ära ka need väikesed augukohad või õigemini ma lihtsalt õmblen nad väikeste pistetega kinni, et nad edasi ei hargneks mul seal paiga all. Traageldan jälle eelpistetega sinna augukese juurde ja siis haaran nõela otsaga augu ühest servast ja tulen teiselt poolt servast välja. Ja uuesti ühest servast ja teiselt poolt välja. Ja niimoodi saan selle augu kinni õmmeldud. Jälgi lihtsalt, et sa võtad ainult pluusi materjali, et sa ei tohi minna läbi selle sinise paiga materjali. Et ettevaatlikult ainult üks materjal. Kui augukesed on kokku õmmeldud, siis ei lõika kohe niiti ära, vaid teen veel paar pistet selle pluusi kanga küljes ja siis natuke eemal lõikan selle niidi läbi. Teise niidi otsaga samamoodi kinnitan sinna pluusi varruka külgede ära. Kui niidi otsad on kinnitatud, keeran töö ringi, vaatan, kas kõik on hästi. On hästi ja ongi pluus valmis.